Tere! Mõni aeg on mööda läinud sellest, kui viimati argumendist rääkisin. Täna on siis põhjust uuesti tulla ja seekord vaatame argumendi kasutust kliendi toes. Aga enne kui sinna lähme, siis suur aitäh Telliskivi loomelinnakus asuvale raamatupoele Püant, mis on selline väike raamatupood kureeritud valikuga, kus tunne ei ole peaaegu üldse nagu, et oleksid raamatupoes, vaid rohkem nagu oleksid oma enda raamaturiiuli ees. Hoopis teistsugune tunne, kui olla mõnes selles suures hiidraamatupoes, mis mulle ka meeldivad. Aga ühesõnaga, aitäh Püant kauplusele, et me saame siin olla. Argument, nii nagu ma olen varasemalt erinevates videotes rääkinud, on selline mõtte ja eneseväljenduse vorm, kus sa alustad ühelauselisest väitest, siis seletad, miks sa oled sellisele seisukohal asunud, siis tood näite või muu tõestusmaterjali selle toetuseks ja lõpuks jõuad ringiga tagasi selle väiteni, sõnastad järelduse, mida siis järelikult sellest argumendist saab aru saada või kaasa võtta endaga. Ja argumendi kasutus erinevates olukordades, erinevates kohtades on natukene nagu erinev ja täna me vaatame siis seda kliendi toe kasutust. Mul endal oli hiljuti üks väga tore kliendi toe kogemus, mida siinkohal on võib-olla hea jagada, nimelt Teliaga. Mul oli maja paigaldada Wi-Fi ruuter ja Telia otsad olid viidud ainult nagu tehnilise ruumini, tuli Telia tehnik ja ta oleks pidanud selleks, et mulle majja siis see Telia ruuter paigaldada, puurima ühe augu seina sisse. Aga ta ei teadnud maja tehnilisi joonisi, et ta ei saanud seda auku puurida. Ja siis ta väga ilusti argumenteeritult seletas mulle, miks ta ei saa seda auku puurida, sellepärast, et äkki puurib ta elektrijuhtmesse, mis on talle ohtlik, või äkki puurib ta veetorusse, mis tekitab suure kahjustuse siis majale, mida ei saa kuidagi nagu lihtsasti parandada. Ta oleks võinud lihtsalt öelda, et nad ei puuri auke seina ja sellega oleks asi lõppenud ja mina oleks jäänud küsimusega, et aga miks ja kuidagi segadusse. Selle asemel oli mul selge arusaamine, sest ta seletas mulle selle põhjuse ilusti lahti ja lisaks tõi ka näiteid, ta näitas mulle, kus kohas teisel seina poolel seal elektrijuhe jooksis, nii et oli ilusti argumenteeritud kontakt mul temaga. Kliendi toes ei ole alati argumenti vaja. Mõnikord on vaja empaatiat. Mõnikord on vaja mõistmist kliendi suhtes ja mõnikord on vaja kiiret, lihtsat lahendust pakkuda. Aga nendes olukordades, kus kas ei saa pakkuda kliendile seda, mida ta parasjagu tahab, või näiteks klient on pahane või ärritunud millegi peale, mis ei ole üldse selle ettevõtte või teenusepakkuja nagu probleem või süü. Citizen OS, mis pakub platvormi ühiste otsuste tegemiseks. Seal ID-kaardi algusaastatel oli sageli juhtus, et ID-kaardi tarkvara inimeste arvutites ei toiminud ja siis nad olid pahased Citizen OS peale, et miks ID-kaardiga ei saa otsuseid allkirjastada. Aga probleem ei olnud üldse Citizen OS-is, probleem oli milleski, mis oli nende arvutis või siis ID-kaardi nendes driverites ja kliendi toest pidi nagu palju selgitama, et see probleem ei ole midagi, mida meie Citizen OS-i pooleks lahendada saaksime. Sellistes olukordades on argumenti hästi vaja. Argument on siis eesti keeles suulises kõnes umbes minuti või pooleteisega esitatav seisukoht, mis mitte ainult ei ütle, kuidas asjad on, vaid seletab ja toob näiteid, toob tõestuseid. Nüüd, kui selles kliendi olukorras klient ei saa seda, mida ta sel hetkel tahab, siis ta võib olla pahane, ta võib olla ärritunud. Ja klienditoes, sellel klienditoe töötajal on natuke keerulisem olla ise rahulik, kui teisel pool on inimene, kes on pahane või kes on ärritunud. Kuna meil on sellised peegelneuronid, kus me peegeldame teineteise olekuid ja seisundeid, siis kui keegi on sinu peale pahane, sa lähed ise ka pingesse. Ja argument ei tööta sellises olukorras nii hästi sinu enda sees või sa ei oska nagu nii hästi seletada, kui sa ei ole ise rahulik, kui sa oled ärritunud. Seetõttu kliendi toes argumendi kasutamiseks on hästi oluline, et see kliendi toe inimene, töötaja oleks ise rahulik. Nüüd küsimus, kuidas jääda rahulikuks, kui klient ei ole saanud seda, mida ta tahab, on veidi ärritunud ja ärevil. Ja viis, kuidas siis olla ise rahulik,
on üks lähenemine, mida ma nimetan tõlkimiseks. Ma olen seda erinevates kohtades klienditoe inimestega töötades siis õpetanud ja nad on seda kasutanud ja positiivselt tagasisidestanud. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui klient sinule väljendab ennast ärritunult või on pahane, siis enne kui sa hakkad vastama, ükskõik kas sa vastad kirjalikult või suuliselt, siis sa tõlgid selle kliendi väljenduse rahulikuks ja neutraalseks. No teeme ühe näite, et klient näiteks pahandab, et mis pank te selline olete, et ei tee dollarimakseid Ameerika Ühendriikidesse, suunate mind siin mingite veebiteenuste juurde, nendesse on mul keeruline registreeruda, ma olen 10 aastat teie klient olnud, miks ma ei saa teha dollarimakset USA-sse? Klienditeenindaja hakkab sellele vastama ja ütleb, teil on vaja teha dollarimakse Ameerika Ühendriikidesse, meie partneri veebiteenuse kasutamine tundub teile keeruline. Meie otse dollarimaksid Ameerika Ühendriikidesse ei tee, tulenevalt rahapesuvastase võitluse seadusest. Ja siis hakkab kliendile pakkuma mingit järgmist lahendust. Ehk siis kõigepealt on ta sõnastanud selle kliendi emotsionaalse ärritunud väljenduse rahulikuks ja neutraalseks, korjanud sealt välja kõik sellised hinnangulised emotsionaalsed sõnad ja alles seejärel hakkab siis vastama. Ehk selle tõlkimise mõte on, et klienditoe tegijal, töötajal on lihtsam endal jääda rahulikuks ja vastata argumenteeritult, juhul kui ta on eelnevalt teinud ära selle tõlkimise. Ja seda tõlkimist saab siis teha kirjalikult, eks kui vastus on või suhtlus on kirjalik, aga saab teha ka suuliselt, kui on suuline kontakt inimesega. Nii et argumendi kasutus ei ole alati klienditoes vajalik, aga nendes kohtades, kus kliendile ei saa alati pakkuda või klient on põhjendamatult ärritunud, on argument väga hea asi, hea tehnika, mida kasutada. Selleks, et argumenti hästi kasutada, peab klienditoe pakkuja olema ise rahulik ja ratsionaalne. Selleks, et olla rahulik ja ratsionaalne, on hea eelnevalt kliendi ärritunud väljendust tõlkida neutraalseks ja siis anda omalt poolt argumenteeritud vastus. Et sellised väiksed mõtted täna selle kohta, kuidas argument klienditoes rakendub. Soovin teile häid argumente.